Tervist! Tänasel tekstil on hästi lühike pealkiri. 13 kogu lugu. Miks nii lühike? Sellepärast, et me ei räägi ainult reede 13 teemadel. Me räägime ka sellest oma tekstis, mille kirjavahemärgid ja kokkulahkud me koos paneme. Me räägime ka sellest, mis oleks, kui meie kalender oleks 13 kuud pikk, mis oleks, kui ülitähenduslik, kultuurilooliselt tähtis number 13 ei oleks kuulutatud kuradi tõsinaks oleks-poleks. Sel ajal, kui me teeme seda kokkulahku asja, jälgi nutika inimesena ühtlasi numbrite käänamist. Meelega on siia pandud ohtrasti numbreid. See on nüüd üks asi. Teiseks on mul sulle otsitud, reastatud, kopeeritud ja pasteeritud päris mitu toredat informatiivset materjali, millega on edasi jõudnutel võimalik teha päris vahvaid sooritusi. Ehk siis sa saad kujundada oma teadmised ja oma suhtumised selleks, et kirjutada oma tekst ebausust, numbrist 13, igasugune teadmine, täiendavad andmed ja faktid. Enne kirjutamist on üks teretulnud pagas. Meil kõigil on päris palju kaasa võetud lapsepõlvest, emadelt, vanaemadelt, lasteaiakasvatajatelt. Me kõik oleme söönud mitmeõielisi ristikuõisi, ristikulehti, sireliõisi. Me kõik oleme hoidnud Lepatriinut näpu otsas, Lepatriinu Lendoro, ja vaadanud, kust poolt on kallim lähenemas. Me kõik teame, et kui nugakahvel maha kukub, siis on oodata külalisi ja ühtlasi käepideme suunast võib siis arvata, kust poolt tema tuleb. Ei astu vasaku jalaga voodist välja, ei maga jalad ukse poole, ei vilista toas, lõputu järjekord. Nii, mis ma sulle siis panin siia? Loe ja refereeri. Selle ülesande nimi on funktsionaalne lugemine ja selle mõte on selles, et kui sa peaks siit refereerima, siis sa loed tähelepanelikumalt. Tekst on iidne tarkus ja unustatud rituaalid. Koht, kust ta tulnud on, maagiapood. Selles portaalis on blogi. Siin on reede 13 saladused ja varjatud vägi, mis ei ole üldsegi see, mida sa tõenäoliselt arvad filmide reede 13 või siis vasaku jala reede põhjal. Tegelikult kõneleb see tekst sinule lihtsas, ilusas eesti keeles, õiges ka. Iidsetest tarkustest, unustatud rituaalidest, mis on lisaks sellele, et näpuga ei näidata ja kui miski maha jääb, siis tagasi minna ei tohi, või kui lähed, vaata peeglisse, istu maha ja üle läve asju anda ei tohi. Selles tekstis siin on
manifesteerimistest juttu ehk siis kosmilisest kataloogist tellimisest, loomingulised lätted, kuu ja naise müstiline side ja on üks päris tähtis lõik selles tekstis, tõe varjamine ja naise jaht. Sealt see kurja juur, mitte naisest. Kurja juur on naiseliku ürgväe väljajuurimine. Aga kuidas siis juhtus, et see võimas püha päev lahku kirjutatud muutus kardetud ebaõnne päevaks? Vastus peitub ajaloos ja võimu kuritarvitamises. 1487. aastal vaene Jeffrey Epstein ei olegi esimene deemonlik, satanistlik kuritarvitaja. Eliitrahvas, eliit. Kas sa tahad olla eliidi hulgas? Hea küsimus, palun järgmine. Aastal 1487 algas tume ajajärk, kui Heinrich Kramer hakkas taga kiusama vabu mõtlejaid ja jumaliku naiseliku energiakandjaid. Paljud ravitsejad ja targad naised hukati nõidadena. See polnud mitte ainult füüsiline genotsiid, vaid ka vaimne. Püüd kustutada iidset tarkust ja naiselikku väge. Praegu on meil siis taas avastamise aeg, mis räägib numbrist 13 kui vaimsest valgustatusest, jumaliku naiseliku energia kõrgpunktist. Reede 13 pole õnnetus, vaid kingitus. Nii on. Seejärel on mul sulle võetud ingliskeelsest Vikipeediast tekst, mis on eesti keelde asetatud lingvanex.com tõlke abiga. Siin vajab nii mõnigi pisiasi kõpitsemist. Ja teate, selle Vikipeediaga ongi niisugune lugu, et ta vajab üleni kõpitsemist. Vaatasin uudishimust, kuidas näeb välja Kati Murutari lehekülg Vikipeedias. Ja seal on jutuks liiga vähe viiteid, siis on seal jutuks vajab toimetamist. Ja siis on sealt uuemad andmed puudu. No kes see teine, kui ma ise neid sinna paneksin, aga keegi on pannud sinna asju, mida mina ei ole sinna pannud. Vaat, kus lugu, niisiis Vikipeedia vajab toimetamist siin ka. Vikis on jutuks ajalugu, kristlus, Euroopa, Eesti. Ja mis siis juhtus Eestis aastal 1840 jõudis sakslaste kaudu Baltimaadesse käsikiri, taevakirjad. Sisu kirjutati käsitsi ümber, hoiti alles, et kaitsta kodu õnnetuste eest. Ja seal oli siis ka Reede 13. Reede 13 kultuuris, näe, siin on jutuks Thomas Lawsoni Reede 13, kus börsimaakler tekitab Wall Streetil paanika. Õudusfilm Reede 13, 1980, uusversioonide ja järgedega ja puha. Ja ühtlasi
mulle väga-väga meeldiv idee sellest, et kalendriaastal on tegelikult 13 kuud, igaüks 20 päeva pikk. Ta on jagatud täpselt 4 nädalaks. Aasta lõpus on lisatud pühana lisapäev. See tähendab seda, et ei ole iga 4. aasta liigaasta 29. veebruariga. Mis asja? Ja seda nimetataksegi aastapäevaks, Gregoriuseks, seda lisapäeva. Ja niimoodi on Gregorius alati 1. jaanuaril. Sellise nutika kalendri autor on Cotsworth ja selle järgi elab ainult Etioopia. Ühed arukad inimesed ikka on Gaia peal. Meie materjal jätkub põhjendusega, miks ei ole mõistlik lugemisharjumuse ja soovita inimestelt välja peksta lugemist. Nad ei loe niikuinii. Nemad võtavad siis internetist sisukokkuvõtted ja teevad enda arvates asja ära, saates selle sisukokkuvõtte õpetajale või printides välja käsitsi ümbergi. Ei kirjutata. Ja üks stiili näide, mis siis küll juhtuda võiks, on niisugune lemmikud, Eesti ebausud. Kallis laps. Lemmik on siin ainsuses. Eesti on antud juhul omadussõna väikese tähega. Ja ebausk on üks. On kas usk või ebausk, sujeverenust, superstition. See laps on kirjutanud niisiis pealkirjas 3 viga, lemmik, Eesti ebausk. Ta on silmas pidanud Eesti ebausu lemmik arvamusi, tõekspidamisi, aimusi. Tervist, my Estonian friends and partners. Kui inglise keeles, siis paluks ikkagi õigesti. Partners. Ja need eestlased järgivad lõbusaid eelarvamusi. Nad teavad, et need eelarvamused on nonsense, yet still will not break the rules. Ja. Reegleid võib rikkuda see, kes neid tunneb. Asja nimi on sel juhul mäng. Ja loetleb lapsukene oma lemmik ebausu tõekspidamisi. Kui sa paned koti maha, on the ground, inglise keeles ka, siis raha kukub välja. Kui sa vilistad toas või saunas, in sauna, siis see võib ära põleda. Kui sa võtad ära jalatsid ja paned need ninadega uksest välja, towards the door, siis jääb keegi haigeks or something like that. Nice. Eriti süvenevatele huvilistele kaasteelistele. Ladusin ma 7. sest 7 on verimeni ilus number. Ladusin selle teksti lõppu 3 linki, soojalt soovitan sirvida. Esiteks folkloore. Siin on Forseliuse tekst, mis kõneleb eestlaste uskumustest. Teiseks keskkonnas seiklusjutud
on väga hea tekst, eestlased on ebausklikud. Ja 3. minu lemmik leheküljelt Loodusveeb, kultuuripärand, Eesti muinas- ja rahvausund ning loodus. See on üks tore asi. Sõidame siis sinuga korda selle esimese tavapärase asja, et mitte öelda eesti keele ülesande, paneme kirjavahemärgid ja kokku lahkud. Seni kujundad oma arvamuse, meenutad, missuguseid 13 kartmisi ja ebausu tõekspidamisi sina seirad. Sissejuhatus. Oleme kujunenud ebausklikkuse 2 K-d kaarekesega kokku ja kaareke palun rea all. Ebausklikkuse tšempionideks vaata sõna. See ei ole šampinjon. Niisiis on siin keskel i. Ja teiseks me kääname seda sõna tšempionideks, ei mitte tšempioniteks, tšempionideks, sest oleme ühendanud maausu, 1 sõna, varjutatud ja mitte varjutatud püha, vaid pühakirja kokku. Meie armas kallis piibel on massiivselt ümber kirjutatud, varjutatud. Originaalis on seal 365 korda have no fear, ära karda, sa ei pea kartma. Ja mis selle asemel on koos juurde kirjutatud lõikudega, mille kohal olnu on välja roogitud. Karda Jumalat, karda oma meest, karda oma naist või muidu. Kuidas sa teed teistmoodi, orja? Ori peab kartma. Nii on. Varjutatud pühakirja, hirmureligiooni, 1 sõna religiooni liik. Seda meile süstitakse imehästi sisse per meedia igal sekundil. Kohe, kui me lõpetame selle eesti keele ülesande, juba sa vaatad telefoni, telekat, arvutit, mis on toimunud vahepeal õudset. Nii magus on karta. Hirmureligioon, 1 sõna, teadmatuse usund kaarekesega kokku. See on meil niisugune tore asi, et kui on kohutavalt palju midagi, siis saab mürgitus, et ei saaks mürgitus. Selleks inimene lülitab ennast välja, ta muutub immuunseks ja kujuneb tagurpidine olukord, mida rohkem, seda vähem. Sa ujud informatsioonis, aga sa ei tea lõpuks mitte millestki tegelikult päriselt midagi. Ning infomüras 1 sõna, moonutatud vanarahva tarkus, kõik 3 sõna kokku, poolitusmärk rea lõpus. Me kardame 13. Punkt. Ei pane me sellele numbrile 13 käändes järgarv sõna saamiseks mitte midagi muud juurde kui punkt. 13 punkt, kuupäevale 1 sõna ja me saame kaasneva sõna järgi aru, mis kääne on. Me kardame 13. punkt. Kuupäevale sattunud
muutuvat reedet, koma, väldime hotellide 13. korrust. Teades, et punkt teeb meile järgarvu, oskame käänata küll 13. Ja sülitame üle vasaku õla kaitseinglile kokku, inglitõug näkku. Eriti kohutav on üle tee jalutav must kass, koma, kellesugused, üks sõna. Mihhail Bulgakovi raamatu Meister ja Margarita, jutumärkides, raamatu nimi, jutumärgid eesti keeles algavad alt, ka siis, kui on reede 13. Meister ja Margarita eeskujul üks sõna on sageli ristitud beemotiks. Mõttekriips. Hingame korraks sügavalt, pausiküllaselt ja väidame, et seoses kroonilise lugematusega teadmata üks tee, koma on rea lõpus. Teadmata, et Pontius Pilatus laskis kõik beemotid kinni püüda ja hukata. Beemotid on siin sellepärast väikese tähega, et sellest mitmuslikust nimest on kujunenud mustade kasside üldnimetus. Pontius Pilatus on külalisesineja piiblist. See on see tore vend, kes sõbrustas Jeesusega, võttis omaks Ješua teadmisi, tubli poiss. Ja siis nemakesed koos Herodesega vastu tulles publiku nõudmisele, ehk siis kujundades pööbli rahvamassi arvamuse, väitsid, et rahvas nõuab Ješua ben Josephi ristilöömist. Saigi teine Kristuseks. Võib-olla. Kas see ei ole kindel? Jeffrey knows mitte miski siin ilmas ei ole kindel. Meile on serveeritud illusioone a la Illuminati. Nii tore. Aga õnneks me teame seda. Ja see, et me suhtume serveeritavasse skeptiliselt, ei tähenda, et see meid ei huvitaks. Issand, sa näed ja sa ei mürista, aga inimene vaatab ja imestab. Ainus riik, koma, kus elatakse tõese, koma, tõepärase üks sõna ja tõenäolise üks sõna, 13-kuulise, seal vahel on sidekriips, 13-kuulise kalendri järgides eeskujul. Kalendri järgi, koma, on Etioopia. Murutar tegi sulle siin põimlause. Pealause on ainus riik, on Etioopia. Vahele juuritu on kiilukesekene, mis küsib koma lõppedes, sest sälakaval tagumine koma. Ülejäänud kokku maailm tiksub 7. sajandit. 7 punkt on 7. Sõnast sajandit saad teada, mis kääne on 7. sajandit 12 kuuks pusserdatud kalendrit seirates, erinevaid päevade arve ja liikuvaid pühasid rehkendada, koma ei olnudki. Avesta, koma, kõigi usundite esiema kokku kalendris on mälestus 13.
punkt. Niisiis 13 punkt on 13 ikka. Ja te näete, et siin on 6, järelikult 13 6. Avesta kalendreid aastast aastasse, nädalast nädalasse, päevast päeva loob meie jaoks Kai Tamm. Ja see 13. kuu, see nädal enne 21. märtsi on pühendatud päevhaaval erinevatele rassidele, kes tulid planeedile tooma teeneid, kingitusi, ande ja eksisid eetikareeglite vastu. Tšutšufrai, tupsu-tada, mustvalge, punane, kollane, sinine rass. Mõningased riismed on alles. Ja nad ei asu Epsteini saarel. Sina oled üks neist. Mina ka. Niisiis Avesta kõigi usundite esiema kalendris on mälestus 13. kuust, kevadise pööripäeva üks sõna eelne leinanädal kokku, mil mälestatakse planeedil Maa tegeliku nimega Gaia elanud algseid rasse. Ühtlasi on meil põhjust mälestada koos 13 ühepikkuseks üks sõna kuuks jaotunud kalendriga tühistatud ürgnaiselikkuse kokku iidset väge. Inimküsimus kokku lühitüvi ehk siis inimese esitatud küsimus inimküsimuse peale, mida tähendab kuradi tosinaks? Ei ole nii. Mida tähendab võimsat? Sogan, loen vaheldumisi ridu. Ma ütlen, siin on teemonid mängus. Saame hakkama. Inimküsimuse peale mida tähendab kuradi tosinaks kokku tituleeritud arv, otsib tehisaru üks sõna sekunditega vastuse. Nii nagu ta teeb sinust kartuuni, minu kartuuni vastavalt ühismeedias levivale moele, tegi Airi Vipul Kumar Kansar, ta tegi neid 2 ja minul on natukene aega nemad profiilipildiks ja kaanepildiks. Natuke aega võib mängida numbriga 13, 11, 21, 7, aga elu on tervik ja läheb edasi. Ja see mäng on äge kuniks elu. Ja mille siis leidis tehisaru sekunditega? Ta leidis vastuse ja algab otsekõne. AI räägib. Leidis vastuse, jutumärgid algavad. 13 tähendab võimsat transformatsiooni, vanade tsüklite lõppu ja uue evolutsioonilise rännaku algust. Ta tähistab distsipliini ja töö abil takistuste ületamist ning uuesti sündi üks sõna, puhta lehe aeg. See number tähtsustab karmalises koolis jumalikku naisenergiat kokku poolitusmärk rea lõpus ja valgustatust
jutumärgid kinni, otsekõne otsa lõppes. Kokkuvõte, nagu igal korrektsel tekstil meil ka. Meenutagem, et aastatuhandete üks sõna jooksul on nihkunud planeedi telg ning sellega koos kogu meie tähistaeva üks sõna asetus, mille järgi on sodiaagi tähtkujude kaupa 3 sõna kokku. Sodiaagi tähtkujude kaupa reastatud tähtkujud üks sõna ja nende mõju alla sündimine. Seega kutsub ka akadeemik Einasto koos oma koolkonnaga üks sõna silmas pidama tõsiasja üks sõna, et tähtkujud kokku on tulnud 2 nädala võrra ettepoole üks sõna. Telg on nihkunud, tähistaevas on kaldunud ja 21. märtsil sündinu, paljudes kultuurides sünnib uus aasta 21. märtsil, on seni ju arvanud, et tema on oi kui jäär, no nii jäär kui jäär. 2 nädalat ettepoole keset kala. Tervist! Sellel teemal kõnelesime akadeemik Einastoga Nizzas, kus observatooriumis Eesti vägevaim astronoom koos oma koolkonnaga tegi teadust ja meie tegime Helle Karis Murdmaaga temast portreefilmi. Tänan võimaluse eest. Kui sa kuidagi ilma horoskoopide ja päevaprognoosideta üks sõna elada ei saa, arvesta palun vähemasti sellega. Palun on üks sõna, mille puhul ma tahaksin hirmsasti panna ette ja taha komasid. Tegelikult neid seal ei ole. Palun on ilma komadeta. Palun meile kõigile senise elu õnnelikemat reedet 13. Kallistan.